Tervist! Milline ilus ilm. Võib juba põhimõtteliselt suvel läheneda, ehk siis praegu on 18. aprill. Ma ei tea, 12 kraadi võib-olla sooja. Igatahes küpstan pitsat homme. Teen natuke rohkem, sest eelmine kord juhtus nii, et vahepeal on ühe korra veel küpsetanud ja ma mõtlesin, ma pakun kella 2. Ma sain varem valmis, ma kirjutasin külagruppi, et kuulge, ma sain varem valmis, tulge varem, kes tahab. Siis kõik tulid niimoodi, et mul oli kella 8 otsas või läbi müüdud. Ühesõnaga, ma täna või homme parandan selle vea, et liiga palju ei teinud eelmine kord, nüüd teen kõvasti rohkem. Ja nüüd on natukene uus süsteem ka. Uus süsteem on see, et esimene tund aega ma jätan bronnideks. Praegu proovin, kas saab hakkama nii, et 10 minuti jooksul saab 2 pitsat bronnida. Tahad rohkem, siis valida omale iga sellise 10-minutilise siis vahe. Vaatan, kas ma hiljem jõuan äkki 3 tükki 10 minutiga, siis on nagu natuke kiirem. Ja tuled järgi siis selle vahemiku, mis sa tahtsid. Ja kella 2 siis alustan nii-öelda vabamüügiga. Ehk saab niimoodi bronnite soovid tehtud ja siis ülejäänud ka. Igatahes vahepeal tegin arengu ka. Selle luku vahetasin ära, et praegu oli risk see, et kui pult katki läheb, siis ma ei saa ukse lahti, nüüd ma saan lukus ka lahti võtmega. Ja ühe arengu tegin veel. Loodan, on näha. Ja suvel, kui on ilmselt palav, siis eelmine aasta ma olin konditsioneeriga ja tagauksed olid kinni. Kui üks oli natuke lahti. Ja see on siis see, et kõik ei näe. Ma ei taha, et kõik sisse näeks. Ma tegin siukse asja. Ma panen siia selle tala vahele, kuna need uste tuulelukud enam väga hästi ei pea. Ja siis ma panen siia ette sellise pitsagise bänneri. Siit tekib õhuvool läbi. Aga inimesed sisse ei näe ja mina saan oma köögiasju teha. Nii et sellise ristapuu tegin sinna vahele. Ma pean ainult selle bänneriga sinna panema. Aga praegu ma hakkan tainest ette tegema homseks. Vist teen isegi 60 tükki. 12 tükki on esimese bronniga ja ülejäänud siis saab pärast, et vaatame, kus tuleb nii palju rahvast, kui ei tule, siis vaatame, mis seda saab, aga ilus ilm on, et võiks tulla küll, et kõik eelsed on loodud, nii et ma hakkan tainast tegema, pärast panen mingi retseptiga. The next day. Otse taigna tegemisest, siis eile lõpetasin video. Täna läheme edasi. Hakkame ette valmistama jälle. Suures osas muud pole kui see, et vesi siis taines oli tehtud, taignad on kohe siia. Tomatipasta on tehtud, kõik hakkan sisse tooma, et lähme asjaga edasi. Lipp välja, vesi tuua, kõik sellised tavalised toimetused. Täna on sellest suht huvitav ka, et panen lauaga õue. Saaks inimesed istuda. Aga tuulinen, õnneks pole hullu. Natuke rohkem on juba see, et think big. Ehk siis täna valmistasin kõvasti rohkem ette. Isegi juua saab täna osta. See saab toas pühima. Ja basiilik. Mäletad, eelmine aasta ma hakkasin seda basiilikut panema oma sellesse peenrakasti, mis on dressi peal. See aastaks varem ette valmistama. Ma panen siia mõned pildid, võib-olla mingi videoklipi ka. Panin valgustid, ehk siis basiilikud saavad 16 tundi valgust, 8 tundi mitte ja kastan, ehk siis selleks ajaks, kui õues on nagu soe, praegu on suht külm, muld ja niimoodi, siis saab oma suuri basiilikud teha. Tänaseks ma küll ostsin, aga ma võtsin kõik nii-öelda enda nendest ja ma panen kohe pildi, kui suur leht oli mul ühel taimel, mille ma ise ühest seemist kasvatasin, nii et sellega on ka juba areng. Tavaliselt panen lipu ka välja, siis naabrid juba teavad, et täna saab pitsat. Lipp on just varem hea panna. Siis mõned, kes võib-olla ei ole Facebooki näinud, siis teavad, et täna saab. Las ta keerleb siis siin niimoodi. Ehk siis panin ahjukütte. Tunnikene on aega esimeste pitsade välja
andmiseni, aga ma hakkan nüüd siin toimetama, läheb tuba natuke soojemaks. Praegu on 12,7 kraadi. Aga ma panen väikse timelapsi käima, kuidas siin mul see elu käib ja siis tegelen pärast, kui on klienti rohkem. Nii, 12 karpi tegin valmis, et 25 minuti pärast läheb see esimene ahju. Eelbronnid, proovime, kuidas siis seekord eelbronnidega teha on niimoodi, et 13–13.10 on esimene tegija. Praegu soovis siis pepperonit ainult ühte ja siis ta tuleb järgi ja anname ära, et loodame, et on lihtsam. Vaatame. Alati ei tea, mis toimib, nii et peab proovima. Enne kui teised laikuma hakkavad, siis käed ära ja teen endale ka ühe. Muidu jääb ise täitsa nälga. Tavaliselt sellega on hea ka näha ahju seisukorda. Mis olekus siin asjad on. Mul on siin üks siuke väiksem kuul selle jaoks, mis ma jätsin endale. Tainas on väga ilusti, ma loodan, et näete siia alla. Teeme väikse endale ka. Pole suurt vaja endale. Teen endale üks väikse pepperoni. Vaata, mis tempaius on. 410. Päris soe. Ahju. Muusika vait panen, muidu läheb see copyright peal. See pole väga hea. Uue me tegin ka. Ehk siis seekord cayennepipardest. Vana hakkas suhkrustuma juba. Tegin uue. Täna saab kokad ka osta. Mõtlesin, ilus ilm, mõtlesin, et võtan ühed, sest eelmine kord üks küsis, palju ei võtnud. Aga äkki mõni soovib, et oleks midagi. Venitasin liiga suureks endale kuuli ja jätnud serva. Aga valmis ta on. Nii et väike pepperoni mulle ka.
palun. Edu. Esimene pitsa, ma vaatasin kella järgi oli 3 minti, et võib juba isegi teha 3 tükki 10 minutiga. Kokku mul ikka on tunnis 12. Mis tegelikult on ju vähe, ma olen tegelikult teinud kiiremini. Aga saab rahulikumalt ette valmistada. Nii on päris chill. Järgmine on pepperoni ja serrano. Kui jõuab aeg nende ja selle time slotini, siis teen järgmised. See on võib-olla tõesti liiga rahulik tempo, aga ma tean, et tavaliselt on alati keegi, kes tahab bronnida, nii et las nad saavad oma bronni. Nii, väike vaheülevaade siis, et umbes 20 on müüdud ja kell on siis 42 minti kella 2 läbi, kus see vabamüük hakkas, et ei ole täna kõige parem päev. Tea, kas see miinuspäev siis täna või? Eelmine kord tegin 33 müügiks, umbes hinnanguliselt 20 inimest jäi saamata ja 20 pitsat. Täna on nii, et tegin 60 kuuli ja mul on nagu meeletult üle. Et siin väljas on ka suht vaikus. Aga vaatame, äkki keegi tuleb, et ma olen nagu valmis kohe nii, kui keegi peale lendab saab, et praegu on kõiki produkte ja kõik on nii palju, et on vabalt saadaval. Nii et selline laineline värk alati ei lähegi kõige edukamalt, aga on kuidas on, nii et ma olen siin ootevalmis edasi. 2 asjast tahan rääkida, ehk siis mu päiksepaneelisüsteem. Praegu töötab 176 vatiga ja täna, kuidas me saame? Täna me oleme võtnud juba 1 kilovatt-tunni. 1 kilovatt-tunni päiksest ja 342 vatti on nagu piik olnud. Ehk siis arvestades, et mul on 450 vatine paneel, siis päris palju. Praegu kõik külmkaap, kõik toimib päikse pealt. Ja ta ikka laeb praegu. Nii et see on päris hea. Et enne kui ma isegi puhastasin seda ahju tolmuimega, siis ma võtsin selle voolu siit samast bussist ja päikse pealt, et päris roheline värk. Aga nüüd sellest, millest siis lubasin ka rääkida, et täna on meil 19. aprill ja 1. mai selline koht nagu Brooklyn, loodan, et hääldan õigesti. Noblessneris selline õllekohvik. Ma panen siia ka mingi Instagrami ja Facebooki, et vaadake, see on üks event 1. mai kell 4 alustame, ehk siis ma teen pitsat, nemad müüvad õlut. Kui te kulutate minu käest ostes vähemalt 9 eurot, siis te saate ühe kupongiga, mille saate siis nagu sealt nende kohvikust 2 eurot alla. Aga see tingimus on, kui tahate nende juures laudade peal istuda ja süüa ja seal chillida, siis on lihtsalt vaja nende poolt osta ka, et see on nagu ainus tingimus, kuidas saab olla, kaasamüüki saab ikka teha. Aga et selline äge koostöö, et omanik on ise New Yorgist. Ja ta kirjutas mulle, kui ma olin Tais vahepeal, et tahaks koostööd teha, et väga ägedalt sellised pakkumised tulevad. Ja see oli siuke mõistlik nagu ka, et mina teen oma asja, tema teeb oma asja, aga tahab, et temal tuleks läbi minu rohkem rahast. Eks 1. mai kell 4, see on vaba päev reede. Tulge kõik Noblessnerisse. Näeme seal, chillime, sinna ma teen 100 tükki vähemalt kaasa, et menüü pole veel selge, aga kindlasti ma panen siia lõppu mingi selle ürituse lingi või asja ka, et saate siis nagu tulla sinna. Loodan, et tuleb hea ilm ja kõigil on äge. Aga nüüd tänase pitsade osas kell on 15.35. Ma mõtlesin, ma kella 5 maksimum teen. Mul on veel asju kuule üle. Põhimõtteliselt ma olen praegu teinud nii palju, kui ma eelmine kord tegin tund ja natuke peale. Ehk siis päevad ei ole üldse vennad. Ma ei tea, kas täna üldsegi saab nii-öelda nulli oma asjadega, aga see pole peamine, peaasi saab harjutada ja paremat teenust pakkuda. Aga ma tegin nüüd nii, et viimased tund on -30%. Ehk siis praegu vist keegi seda nagu sotsiaalmeediast ei näe. Või nüüd on juba hilja. Aga siis, et proovin ikkagi nii teha, et võimalikult vähe jääki jääks. Et loodan, et viimane tund tuleb veel keegi. Et siis ei pea nii palju ära viskama ja on nagu parem teha. Et ilm on muidu nagu ilus. Päike paiste, kõik on ilus, aga väga julm tuul on. Et
et sellepärast ei ole nagu mõnus istuda, et noh, kraad on siuke enam-vähem okei, 6–8 umbes. Aga see külm tuul teeb asja pahaks, et võib-olla see nagu mõjutab, aga või on kõik ilusate töödega hõivatud kuskil, aga näeme varsti või siis vaatame, mis siis saab, kui see kell 4 hakkab, kas tõesti tuleb mõni inimene veel. Nii et selline siis, kell on peaaegu 6. Ehk siis tegin päris kaua, lõpuks sain niimoodi, et ikkagi ei saanud kõike otsa, et mõned koolid jäid järgi. Nüüd on see, et peab siis mõtlema, kui teed vähe, tahetakse palju, teed palju, tahetakse vähe. Aga selles suhtes on enam-vähem hästi, et kõik päevad pole kõnad. Aga tulge siis 1. mai kindlasti Brooklyni, Noblessneris 1. mai kell 4 algusega, saab pitsat, saab midagi muud. Mere ääres vaba päev, nii et äge õhtu on tulemas, et näeme seal. Tšau!